Mul on väga suur rõõm Haridusministeeriumi nimel teile kõigile siin täna tere tulemast öelda. Rakenduslingvistika ühing on juba väga mitu aastat Haridusministeeriumile hea ja kindel partner olnud ja võiks öelda, et sellest kevadkonverentsist on kujunenud omamoodi Rakenduslingvistika ühingu lipulaev ja maamärk, mida kõik teadlased, keelehuvilised juba sügisest saati kohe varakult kalendrisse kirja panevad, planeerivad, ootavad. Et ka siis, kui alles olin ise tudeng, töötasin hiljem ülikoolis teadurina, siis sügisel plaane tehes aprilli viimasel nädalal kevadkonverents sai kohe varakult kirja. Esiteks selle jaoks, et iseennast panna sellisesse positiivse surve alla, et ise siin millegi uuega tulla ja rääkida, aga kindlasti ka selle jaoks, et mitte maha magada neid põnevaid ettekandeid, mida siin alati käsitletud on. Ja nagu Arvi mainis, siis tõepoolest, et miks see kevadkonverents on selline, mille peale juba alati varakult mõeldakse, seda varakult planeeritakse. Et need teemad, mida me siin järgmise 2 päeva jooksul kuuleme, nii päevakajalised. Ja tõesti, nagu Arvi ütles, need ei puuduta ainult keelevaldkonna inimesi, vaid näiteks kui me mõtlemegi suurtest keelemudelitest ja tehisintellektist, et see mõju on palju laiem, aga kindlasti ka sellistele tõsisematele keelehuvilistele väga palju põnevaid ettekandeid on see siis õss ja keelekorraldus, aga samamoodi tegelikult ka kõik, mis puudutab teise keele omandamist ja mis jällegi meile ministeeriumis kui poliitikakujundajatele väga oluline ja vajalik informatsioon. Nii et tõesti suur tänu teile kõigile, et olete siia tulnud nii kuulama kui oma teadmisi jagama. And I would also like to give our warm welcome to our guests and fellow colleagues outside Estonia. We have our small multilingualism workshop every year. And I know that our colleagues always ask, so are we meeting again this year? And it's really nice to welcome you all here year after year. Nii et toredat konverentsi meile kõigile!